tere sulle! Täna ma tahan rääkida sulle väga olulisest 4 süsteemsest seadusest. Mind ennast on tohutult huvitanud inimene kui süsteem ja mina vaatlen seda inimest tavaliselt alati süsteemina. Ja see ei ole ainult inimene ise, vaid see on tema laiendatud kõik need niidiotsad, mis temani tulevad. See on täiesti laiendatud süsteem. See kõik, mis on tema elus kogetud, see, mis ta on lapsepõlves kogenud, see, mis on kogenud tema vanemad ja tema suguvõsa süsteem. Ja täna ma siis räägingi sellest, mis on need 4 põhilist seadust, millele allub siis suguvõsa süsteem. Esimene kindlasti on kuuluvus. Me kõik kuulume oma suguvõsasse. Kui nüüd on mõni inimene meie suguvõsas läbi elanud mingisuguse raske saatuse, ükskõik mis ta elus ei ole siis juhtunud, kas seal on olnud mingisugused pettused või petmised, elukaotus mingisugusel raskel viisil, näiteks alkoholi tagajärjel, siis tihtipeale nendest inimestest me ei räägi. Need kuidagi jäävad varju ja kui te vaatate sellist süsteemi ja kui seal need mõned nupukesed ära kaovad, siis inimesed, järgnevad põlvkonnad hakkavad sinna nagu vaatama ja ühilduvad selle energiaga, selleks, et see inimene oleks nähtav ja ta kuuluks suguvõsa süsteemi. Ja see tekitab nendel inimestel, kes sinna hakkavad vaatama, sihukest pinget. Ja me saame seda teraapias lahendada, andes nendele inimestele kohad. Teine, mis on väga oluline seadus, on kord ja hierarhia. Igas süsteemis on oma kord ja hierarhia. Need, kes on sündinud ennem, nendel on natukene rohkem õigust. Need, kes on sündinud hiljem, need peavad sellega arvestama, kes on sündinud varem. See ei tähenda seda, et me peaks nüüd vaatama ja kummardama oma esivanemaid, vaid vastupidi, me peame aksepteerima seda, kust me tuleme. Ja kui see kord on nüüd rikutud, kui keegi on nihkunud kuhugi teisele kohale, näiteks kui vanem laps perekonnas asendab mingil põhjusel ema ja täidab tema ülesandeid, siis tegelikult on kord rikutud ja sellel vanemal lapsel on väga suur raskus. Ja läbi sellise süsteemse vaate me saame seda parandada teraapias ja läbi selle inimese enda süsteemi muutmises. 3. väga oluline punkt, mida me peame jälgima, on saamine ja andmine. Sellest on räägitud küll nii palju ja mida see siis tegelikult tähendab. Kui on see aasta on väga oluline aasta enda sisemaailma jälgimisse ja seesama andmise saamise tasakaal on üks olulisemaid punkte. Ma annan head veidikene rohkem kõikidele ja selle võrra saan ma ka tagasi. Ja kui on midagi halba, siis seda ma igal juhul vähendan. Seda ma ei anna vastu sellises koguses. Ja see on põhireegel, et andmine ja saamine oleks tasakaalus. See tähendab seda, et kui eelmised põlvkonnad on andnud midagi või ära võtnud midagi teistelt inimestelt, näiteks on võtnud ära vara, on võtnud ära näiteks elu, sõja ajal juhtus seda, siis see tähendab seda, et järgmised põlvkonnad on selle energiaga seotud. Ja seda, et tasakaalustada, me peame mõnikord vaatama korraks sellesse kohta, me ei pea kuskile kinni jääma, me ei pea nendesse lugudesse kinni jääma ja see on isegi oluline, et nende lugudesse kinni ei jää. Ja mõnikord me ei pea isegi täpselt aru saama, kus on see blokeering tekkinud. Oluline on see igal juhul vabastada. Ja andmise saamise tasakaal tekib siis, kui tekib tasakaal meie sees. Me saame aru, et nüüd ma olen õiges kohas. Nüüd ma tunnen, et minu sees on tekkinud tasakaal. Ja see on see punkt, kuhu me tahame jõuda. Ja 4. oluline seadus on armastuse voog.
see tähendab seda, et kõik need eelmised põlvkonnad on andnud meile oma armastust. Ükskõik millisel viisil ja kuidas nad seda on saanud teha. Mõnikord see armastuse karikas on olnud väga-väga niisugune väike, selleks, et lihtsalt ainult elu jätkata. Mõni inimene on võib-olla meie elust üldse lahkunud. See võib olla väga lähedane inimene, see võib olla vanaema, vanaisa, see võib olla ka ema, isa. Need võivad olla väga-väga lähedased inimesed ja need on teinud meile tohutult palju haiget sellega, et nad on meie elust lahkunud. Ma ei mõtle nüüd isegi võib-olla sellisel kujul, et ta on oma eluga lahkunud siit maa pealt, vaid ta on võib-olla lihtsalt hüljanud meid mingil põhjusel. Ja see armastuse voog jääb siis nagu seisma meie sees. Ja meil on vaja vaadata seda kohta, miks minu armastuse voog selle inimesega on seiskunud. Hästi palju on räägitud siin andestamisest, kuid eelkõige tuleb enda jaoks selgeks teha, mis on see minu sees see pinge ja pretensioon sellele inimesele. Ja seda me tavaliselt ise väga kergesti ei leia, vaid on hea küsida siin kindlasti abi. Nii et saa teada nendest 4 seadusest ja võib-olla on just mõni nendest seadustest, mis aitab sul ennast tervendada ja siit sammukese edasi astuda. Nii et ma soovin sulle jõudu ja edu.